Tõeline tembeldamine sõna otseses mõttes. Mees, kellel on palju esinemispaiku, sai ka Iisraeli oma, et levitada oma vandenõuteooriaid juutide ja juudi riigi vastu. Siin on väike lõik Tucker Carlsoni intervjuust Iisraeli meediale Iisraeli kanal 13. See näib, nagu me teeksime seda lõbu pärast või et me oleme kaotanud oma moraali, aga see on enesekaitse. Iisrael on kindlasti kaotanud oma moraali, selles pole kahtlustki muidugi. Ma tõesti arvan ja ütlen alati, sest see on tõsi, et Iisraelil on palju vaenlasi, kellest paljud on toime pannud julmusi süütute iisraellaste vastu. Inimeste õhkulaskmine Tel Avivi kohvikutes on sama ebamoraalne kui ükskõik millise teise süütu inimese tapmine ükskõik millises teises riigis, ükskõik millisel ajal. See kõik on vale. Sa tõstatad antisemitismi teema. Sa räägid pidevalt Netanyahu mõjust, nagu sa ütlesid, võimsatest inimestest, kes tõmbavad niite kulisside taga. Iisraeli haardest Ameerika institutsioonide üle. Ma tahan sinult midagi otse küsida. Kas sa mõistad, miks miljonid juudid ja iisraellased ja mitte ainult nemad kuulevad seda keelt kui kaja millestki väga vanast, nagu Sioni tarkade protokollid, nagu küsimus sinu lojaalsusest ja varjatud juudi võimust? Ma ei korda midagi, ma ei vihja millelegi. Ma ütlen seda, mida tean olevat tõsi, sest ma nägin seda ise ja asjaosalised ütlesid seda avalikult ilma häbitundeta. Iisraeli peaminister survestas USA presidenti, kes osutus palju nõrgemaks, kui ma arvasin, sõtta, mis kahjustab Ameerika Ühendriike. Härrased, küsimusi pole vaja. Kas see intervjuu oleks üldse pidanud toimuma? Lühike vastus on jah. Ma mõtlen, inimestel on õigus teada, kes on Tucker Carlson. Ta on antisemiit ja tema antisemiitlikud vaated tuleks paljastada. Ma ei ole kindel, et see intervjuus täielikult välja tuli. Ma austan väga uudisegalit kui meediainimest, aga ma arvan, et ei maininud seal mõnda asja vestlusest Tucker Carlsoniga. Tucker Carlson vrutsalt esindab antisemitismi Ameerika Ühendriikides. Kõiges on süüdi juudid. Tema jaoks, kui pole juute, pole uudiseid. Juudid on süüdi Iraagi sõjas, juudid on süüdi subprime-kriisis, 2008 aasta subprime-kriisis. Nii et kõik keerleb juutide ümber ja juudid juhivad Ameerika Ühendriike. Tucker Carlsoni kohta pole muud sõna kui antisemiit. Selles pole kahtlusti, nad peaksid eetrisse minema Eli. Kommunikatsiooniminister Shlomo Karai, muide valitsevast Knesseti parteist, on selle vastu välja tulnud. Ta on sageli väga karm Kanal 13 ja mõne teise Iisraeli väljaande suhtes, öeldes sisuliselt, et nad poleks pidanud Tucker Carlsonile platvormi andma, kuid jätab mainimata, mida me seal nägime. Udisegaal ei teinud kogu intervjuu jooksul muud, kui vaidlustas Tucker Carlsoni seisukohti. Seda öeldes kaldun ma Jakiga nõustuma. Ma arvan, et ta vaidles talle liiga palju vastu seoses tema kriitikaga Iisraeli suhtes ja liiga vähe antisemitismi teemal. Mulle oleks samuti meeldinud näha rohkem küsimusi, mis oleks andnud Carlsonile võimaluse selgitada, kui nii võib öelda, tema liikumise sotsioloogiat. Kes on need inimesed, keda ta enda poole tõmbab ja miks, et iisraelased saaksid sellest õppida ja mõista, mis Ameerika Ühendriikides toimub. Aga panna Carlson eetrisse heebrakeelsete subtiitritega heebrekeelt kõnelevale publikule oli minu arvates üsna oluline, nagu ka tema proovilepanek. Aga tema proovilepanek mõnes suunas, mida Jaki soovis, oleks minu arvates olnud väga teretulnud. Mida me siis sellest intervjuust õppisime? Kuula, Tucker Carlsonil on väga peen viis intervjuu andmiseks, sest ta vastab alati küsimusele teise küsimusega. See on Tucker Carlsoni viis. Tead, kui ta räägib niinimetatud genotsiidist Gazas, siis ma arvan, et Udisegal oleks pidanud teda mainima. Mida sa teeksid pärast mitte ainult 7. oktoobri massimõrva ja kõiki vägistamisi ja kõike, mis 7. oktoobril toimus, vaid mida sa teeksid inimestega, kes peidavad end laste ja naiste taha, laste taha? Mis inimesed need on, need Hamas, kes teevad kõiki neid asju? Nii et seda me õppisime, ma arvan, Tucker Carlsoni käest. Tucker Carlsoni kohta ei ole midagi uut, mida sa peaksid teadma, sest tema vaated, ma arvan, et ta läks äärmusesse, ta tõesti kaotas pea. Võib-olla on see välisraha tõttu, mida ta saab, võib-olla on see mingite teiste asjade pärast, ma ei tea. Aga pole kahtlust, et see mees on tõeline antisemiit ja ta tõesti kaotas pea, kuid inimesed Iisraelis peavad seda nägema.
Ma tahan ka meie vaatajatele, kes võivad olla uudishimulikud, öelda, et Iisraelis mõistetakse ka seda niinimetatud woke parempoolsust. Tucker Carlson on siin tuntud ja mõistetud isik ning tema vastu on märkimisväärne meediahuvi. Ja nagu ma võin öelda meie heebrakeelse kanali saadete põhjal, siis see on teema, mis huvitab meie toimetajaid, saatejuhte ja ajakirjanikke, millest me räägime ka avalikkusele. Seega ei ole Ameerika parempoolsuse täielikku romantiseerimist. See nähtus on suurele osale Iisraeli avalikkusest hästi mõistetav. Ja ma arvan, et see on kindlasti hea ja tervislik, kui ühiskonnas toimub lai ja avatud avalik arutelu, mis peab mõistma, mis Ameerika Ühendriikides toimub, et Iisrael ja Iisraeli avalikkus saaksid teha otsuseid meie edasise suhte kohta Ameerika Ühendriikidega. Tucker Carlsoni ilmumine Iisraeli televisioonis taaskord heebrakeelsete subtiitritega vaatajaskonnale, kes teda jälgib ja sisu näeb. Ja loomulikult näevad ka, kuidas talle vastu vaieldakse, kuid püüavad samuti mõista, millest ta lähtub. Nii saavad inimesed siin seda teavet kasutada, kui nad püüavad otsustada, kuidas meie riik ja valitsus peaksid keskpikas perspektiivis toime tulema märkimisväärse väljakutsega meie suhetes Ameerika Ühendriikidega. Muide, ma arvan, et tänapäeval ei ole Ameerika Ühendriikides mingit vahet sellise inimese nagu Mamdani ja Tucker Carlsoni vahel. Vasakpoolsete, progressiivsete ja parempoolsete seas on tekkinud antisemitismi vaadete ühtlustumine. Näiteks Tucker Carlson, kes intervjueerib Nick Fuentesit, natside toetajat. Nii et ma arvan, et seal toimub vaadete ühtlustumine. Nii et taaskord lihtsalt täpsustuseks, me ei ole siin selleks, et hinnata, kuidas intervjuu läbi viidi, sellepärast oli ka küsimuse sõnastus selline. Kas seda oleks üldse pidanud läbi viima? Sest kui me räägime peaaegu enesekirjeldatud antisemiidist, siis võib-olla ongi see õige küsimus. Ja mitte jälle sellest, kuidas, millal ja kas oleks pidanud või võinud, vaid pigem sellest, et jah, see on kahtlemata oluline. Kahtlemata jah, see on uudis, see on oluline avaliku elu tegelane, olenemata sellest, kas keegi temaga nõustub või talle tugevalt vastu seisab. Ja Iisraeli avalikkuse jaoks on oluline meie avaliku arutelu ja Ameerika Ühendriikide mõistmise seisukohalt, et inimesed näeksid teda, puutuksid temaga kokku ja saaksid siis teha otsuseid selle põhjal, mida tal on öelda. Ja Eli, tuletame endale meelde, et hiljutise Pew uurimiskeskuse küsitluse kohaselt on poolel alla 50-aastastest vabariiklastest negatiivne suhtumine Iisraeli. Nii et see ei puuduta ainult Tucker Carlsonit, see puudutab ka üha laienevaid inimringe, kes mingil määral teda kuulavad ja tema sõnumiga nõustuvad. Aga siin ma ütleksin, et on vahe neil, kes kritiseerivad Iisraeli ja antisemiitusel. Loomulikult, Tucker Carlson on antisemiit. Kui sa kritiseerid Iisraeli, on see õigustatud. Ma mõtlen, on asju, mille eest võib Iisraeli riiki kritiseerida. Siin peaks eristama inimesi, kes õigustatult kritiseerivad Iisraeli ja neid, kes on antisemiidid. Ja nende arvates tuleks juute süüdistada kõiges halvas, mis selles maailmas juhtub. Iga nähtuse puhul leidub Tucker Carlsoni tulihingelisi toetajaid ja fänne ning neid, kes on temaga lõdvemalt seotud, kuid nõustuvad osade tema sõnumitega. Kuid need on laiad Ameerika avalikkuse kihid. Ma arvan, et inimesed siin saavad sellest aru. Ja ma ei tea, kas inimesed saavad täielikult aru, milline mõju sellel saab olema Ameerika poliitikale, sest Donald Trump on endiselt Valges Majas, kuid olgu see hea või halb. Me saame sellest peagi teada.